Tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Oleme Delfi Sport vahendusel otse-eetris Pärnu spordihallist, kus kohe-kohe algamas Helme Messer Balti liiga võrkpallis meestele. Omavahel on vastumisi minemas kodumeeskond Pärnu võrkpalliklubi ja vastaseks Lõuna-Eestist Võrust pärit Parrus Võru võrkpalliklubi. Mida veel tahta sellel lumisel pühapäeval siin Eestis, kui ühte väga põnevat eestlaste omavahelist võrkpallimatsi ja usun, et täna me sellega saame. Aga vaatame siis, seidame pilgu kiirelt tabelisse ka, kus need meeskonnad meil peituvad. Hetkel Pärnu võrkpalliklubi teisel kohal tabelis 22 punktiga, tabeli liider Bigbank Tartu 23 punktiga, Pärnul küll 2 mängu vähem peetud. Parrus Võru on siin hakanud ka võitma ja see teeb ainult head meelt, on tõusnud juba tabelis kolmandaks 19 punktiga. Nii et tabelis siis jah, esikolmikusse mõlemad kuuluvad, teine kolmas ja vaatame mõlemal punkte hädasti juurde ka vaja, et kui tahetakse siin heidelda põhiturniiri ja Final Fouri korraldamise eest. Ja tundub, et meeskonnad on juba väljakule jooksmas ka. Parrus Võru alustamas koosseisus sidemängijana number 77 Mikko Esko, nurgaründajad täna number 12 meeskonnakapten Kristo Kollo ja number 15 Kail Wilson, temporündajad number 2 Tarvo Täht ja number 1 Henri Treial, meeskonna diagonaalründaja number 17 Renato Santos ning meeskonna liberod number 18 Kris-Karlis Lepp ja number 21 Hendrik Hollas. Ja kodumeeskond Pärnu võrkpalliklubi vastab sellise algkoosseisuga. Nurgaründajatena number 3 Taavet Lepik ja number 11 Tristan Täht. Temporündajatena number 5 Kristo-Joosep Peterson ja number 14 Sten Perillus. Sidemängijana number 17 Carlos Paes. Diagonaalründajana number 77 Daniel Pita. Ja meeskonna liberot täna siis number 7 Alari Saar ja number 25 Mattias Püvi. Küsite, miks ei mängi Tom Svans algkoosseisus? Vastus on lihtne. Meest natukene vaevab väike seljaprobleem, aga soendused asjad tegi kõik kaasa, nii et eeldatavasti kõige hullem see asi ei ole. Aga täna eeldatavalt vist ei mängi. Ja muidu põhikoosseisus nurgaründajana alustanud Markus Uuskari oli siin nädala alguses pisut haige, et ka kosub alles sellest, aga vajadusel valmis kindlasti ka sekkuma. Tänast mängu kommenteerivad ja vilistavad kohtunikud on meil täna. Esimene kohtunik Uku Rummi, teine kohtunik Kaarel Põldemaa. Tundub, et kõik on valmis, nagu öeldud. Lumi on küll maas, ärge veel suusatama minge, vaadake enne see võrkpalli heitlus ära ja siis võite minna. Aga vile on antud ja Pärnu meeskonna temporündaja Kristo-Joosep Peterson paneb palli mängu. Tundub, et Peterson ei saanud päris täpselt aru, kas vile oli Lepal korralik vastuvõte. Esko keskelt Reieliga ja Perillus alustab sealt, kus ta peaaegu iga mäng pooleli jääb ka, ehk siis blokiga. Aga juba challenge, juba võetakse challenge. Servijoone challenge võetakse, tundub mulle vähemalt. Aga vaatame, jaa, servijoone vea siis Oliver Lütsepp võtab ja hakatakse siin siis seda punkti tagasi kerima ja vaikselt vaadatakse, kas seal ka oli viga või ei olnud viga. Täna samal ajal mängivad ka Tartus Bigbank Tartu ja Šiauliai meeskonnad. Seal on 2 geimi mängitud, seis peaks hetkel 1-1 geimidega olema. Minu teada Tartuga täna kasutab seal ka natukene neid mehi rohkem, kes muidu ei ole nii palju mänguaega saanud. Aga jaa, servijoone viga ei olnud, Pärnu saab punkti 1-0 ja Peterson saab servijoone taga jätkata. Võru siis mängis eile leedukate vastu ja võtsid väga kindla 3-1 võidu.
Pärnu viimane mäng oli eelmine nädal pühapäeval, kui võideti kindlalt Jekapilsi meeskonda. Nii et hakkavad asjad vaikselt jälle siin paika loksuma, et Eesti meeskonnad siin tabeli ettepoole trügivad ja lätlased, leedulased natukene kukuvad. Aga Renatolt väga võimas ründelöök ja saab mees ka ise palli mängu panna. Eile siis Renato kas tõi 22 või 23 punkti, nii et oli oma meeskonna resultatiivsem. Ja Piita 2 tsoonist toob punkti Pärnule 2-1. See peaks olema üks viimastest mängudest siis Parrus Võru meeskonna hetke sidemängijale Mikko Eskole, legendaarsele sidemängijale, nii et temal peaks hakkama leping Parrusega lõppema ja minu teada Soome ta edasi mängimas on minemas. Ehk siis paganama kahju ühest küljest küll, et selline mees siin hooaja lõpuni ei mängi, aga teisalt hea meel, et kas siis teine sidemängija hakkab terveks saama ja vigastustest välja tulek on alati üks meeldiv asi, kui saad uuesti jälle oma meelisalaga ja tööga tegelema hakata. Neid kahte meeskonda võrreldes siis mõlemad toetuvad ikkagi väga palju oma diagonaalile. Võru poolt siis Renato, Pärnu poolt Piita. Et vaatame, see saab ka olema päris põnev vaadata, kumb siis täna peale jääb oma numbrite ja mänguga. Aga Taavet Lepik tsoonist 6 kombinatsioon paip ja tablool taas viigi numbrid 3-3. Tristan Täht servijoone taga ja läks kerivad sinna Treiali peale lööma, aga see palling maandub Võrgus ning Parrus Võru saab punkti siit juurde 4-3. Ja 33-aastane, 202 sentimeetrit pikk temporündaja Henri Treial saab nüüd oma oskusi servijoone taga näidata. Planeeriv, aga see tahtsin öelda, peaks olema lihtne saak Alari Saarel, aga ei, vastuvõtt ikkagi pigem kehvapoolne. Hea ploki pidurduse saavad siit nüüd Võru mehed. Renato ühed tsoonist, aga Taavet Lepik võtab Renato kinni ja 4-4. Vesko seal midagi Renatoga veel arutab ka, et milline see tõste täpselt olema peaks. Ja Esko klassi teades siis ilmselt kui Renato tellib midagi, siis Esko selle ära teeb ka, pole küsimustki. Aga Perillus Pärnu poole pealt. Kolla vastuvõtt korralik ja saab ühe tsooni uuesti Renato ja oli seal blokk taas kord Pärnu meestel lähedal, aga Taavet Lepik Võrgus. Rainer Vassiljev korra küll mõtles siin hakata võtma challenge'it, aga Taavet Lepik ütles kohe ära, et peatreener, pea hoogu, olin küll Võrgus. Ja Mikko Esko palling. Saarel hästi käes, Paes, mängitakse paipi uuesti, Esko mängib jalad maas, sirgete jalgadega superkaitset, aga Pärnu saab uue võimaluse. Wilson mängib kaitses, saab ise selle palli üle anda. Kas ei läinud see teiselt poolt antenni tõesti mitte või? Korra mõtlesin, et kas võis olla antennist teiselt poolt, aga ei, kindlalt ikka. Istun väga kehva nurga all, et päris raske siit näha seda. Just sellise olukorra jaoks. Aga kõik õige ja punkt Parrus Võrule. Esko palling, Peterson võtab vastu, saab ise sealt pushballiga rünnata. Täht on küll õigel ajal blokis olemas, aga ei suuda oma käsi piisavalt hästi seal üle võrgu viia või hoida ja see pall jääb sinna võrgu ja bloki vahele. 5-6 Pärnu poolt vaadates ja Venezuelast pärit sidemängija Carlos Paes servijoone taga on. Pärnule peaks see olema siis peaproov karikafinaalide eel. 21. detsember, Unibet Arena. Piletid minge ostke kiirelt pileti taskust ära, siin oli tagaliini joone viga Kristo Kollol ja tablool taas viigi numbrid 6-6. Tuleb üks põnev päev seal 21. detsembril Tallinnas Unibet Arenal. Kell 12 hakkavad mängima Eesti Maaülikool ja Tallinna Ülikool väikse karikafinaali. Kell 3 hakkavad mängima
Tallinna Ülikooli naiskond ja Rae spordikool Viiastoni naiskond naiste finaali ja kell 6 õhtul siis Pärnu võrkpalliklubi ja Bigbank Tartu meeste finaal. Nii, vaatame aga nüüd seda mängu. Esko väljatsooni Wilsonile ja väga terava diagonaali otsib sealt. Tross küll pidurdab, aga Lepik seda kaitses kätte ei saa ning punkt Parrus Võrule. Ja need karikafinaalide mängud siis on kõik ka nähtavad, kes tõesti kohale tulla ei saa, kuigi ma ei näe põhjust, mis see vabandus olla saab, siis väikest karikafinaali näitab Delfi Sport ja teised naiste ja meeste finaalid siis nii Delfi Sport kui Inspira vahendusel televaatajateni jõuavad. Aga Peterson Pärnu poole pealt toob keskelt punkti ja 7-7, no minnakse punkt punktis ja siia tulles täna eeldasin, et see mäng tuleb põnev. Ja miks ta ei peakski, 2 Eesti tippklubi omavahel mängimas on. Aga Taavet Lepik. Üsna lihtne palling, Renato võtab selle vastu, saab ise 2 tsoonist lüüa, Peterson väga hea bloki pidurdus. Paes 2 tsooni nüüd Piitale, läheb sealt üle bloki lööma ja lööb ka. Lepp on hästi kaitses, aga kahjuks ei tule see pall sealt enam rohkem üles, et Mikko Esko targa inimesena teab, et ta ei lähe sealt üle nende LED-ekraanide hüppama ka. Aga Lepp mängis tegelikult suurepärast kaitset. Oleks siin saalis veel rohkem ruumi, oleks sinna jõudnud ilmselt järgi ka. Kollo 4 tsoonis pushballiga ja no väga hästi sinna bloki vahelt leiab selle augu üles. Tõsta kõige paremini ei klappinud, aga Kollo teeb kõik endast oleneva, et see punkt ikkagi Parrus Võrule tuua ja seal Piita lendab esiteks ära ja siis ei jõua enam Peterson sinna kõrvale ka ning auk jääbki sisse. 8-8, Tarvo Täht. No tema servide puhul võib öelda seda, et ega päris täpselt ei tea kunagi, mis saab. Sealt võib tulla hirmus kuul ja hirmus äss, aga olen näinud teda ka kohtunikke peaaegu et maha sealt puki otsast servimas. 9-8 Pärnu juhtimas ja Kristo Joosep Peterson. Paes, Piita. Ja on võimas, midagi ei ole öelda. Seekord vist küll lõi nüüd blokist ikka mööda, mitte üle, ma eeldan, et Henri Treialist ta nii lihtsalt üle ei lähe. Või siiski. Igal juhul punkt Pärnule ja 10-8. Kollo vastuvõtt, no super vastuvõtt. Renato läheb nüüd üle tähe sealt lööma, aga lööb selle palli pikaks ja selle tahaks küll panna nüüd siin Renato arvele selle vea. Mikko Esko teeb kõik ära, et tal on ühene blokk vastas. Ja ei ole vaja sealt enam kõrgust otsida, löö blokist mööda põhja see pall. Ja ongi punkt olemas. Selle peale Võru meeskonna peatreener 39-aastane Oliver Lüütsepp Võrust kasutab ära esimese mõtlemise aja esimeses game'is. Time out peetud, mängijad tagasi väljakule ja hakkame edasi seda võrkpallimängu vaatama. Rahvast siin Pärnu spordihallis minu maitsele vähe. Aga kui kõik kokku istuma panna, siis saab vist täitsa okei numbri. Aga Peterson pallimas uuesti. Korralik palling, Kollo vastuvõtt 3 meetri peal, saab ise 4 tsoonist lüüa, läheb laadavast lööma ja targalt Kristo Kollo. Kui eelmist lahendust nägime targalt pushballiga bloki vahelt, siis nüüd nägime, et ei lähe neid palle põhja lööma, vaid otsib sealt bloki latva ja lööb selle palli sealt kenasti bloki ladvast ära ka. Ja Renato, kes on siis juba meil kas 3. hooaeg või isegi 4. hooaeg. 3. ikka, jah. 2023 Renato siis tuli Võru meeskonda. Esko, Kollo ja nüüd läheb kõvasti lööma ja läheb diagonaalis seda lööma. Kas see pall oli sees või väljas? Renato on päris kindel, et see pall on sees. See tähendab seda, et Oliver Lüütsepp kasutab
siin game'i alguses ka oma teised challenge ära. Kui see nüüd Audis oli, siis Võrul enam selles game'is challenge'id kasutada ei ole, aga kohe oleme targemad. Mida challenge'ida saab? Saab challenge'ida pall sees väljas, saab challenge'ida antennipuuteid, saab challenge'ida meil ka siis kõiki joonevigu. Ja mis meil veel saab? Kas võrgupuude oli? Seda saab ka challenge'ida. Ja mida ei saa, on pall sees väljas. Ja kas oli siis mängija puude ja see pall on sees. Ja see pall on sees. Renato näeb väga hästi, tundub seda väljakut ja punkt Parrus Võrule, 10-11. Kristo Kollo ise päris nii kindel ei olnud, et see pall sees oli. Aga Renato, ütleme lausa käskis siin võtta selle challenge'i. Ja õigesti tegi. Mees ise servimas ka. 28 aastat brasiillasel vanust on, aga see palling maandub Audis ning punkt Pärnule 12-10. Ja Pärnu poole pealt siis Pärnu diagonaalründaja Piita servimas. Lepalt super vastuvõtt, mängitakse Paipi Wilsoniga ja Wilson lööb ploki ja võrgu vahele seal. Selle kenasti ära. Ja 11-12. Ja number 12 Kristo Kollo servimas. Ei ole sellel hooajal väga palju mänginud. Minu teada vähemalt mitte algkoosseisudes, aga oli siin vahepeal haige ka. Aga nüüd usun, et mida hooaeg edasi, seda paremasse hoogu. Kristo Kollo ka kindlasti tõuseb. No pikem pallivahetus, Lepp ilus reaktsiooniga mängib kaitses selle ära. Pärnu saab uue free balli. Piita ühed tsoonist ja Wilson võtab Piita kinni. Väga ilusat punkti nägime nüüd. Ja selle pikema õlekõrre haarab siit Parrus Võru meeskond. Kollo nüüd lühikese pallinguga. Hästi mängib siin kaitsesse. Renato Paes läheb ise lükkama ja väga hästi. Natuke appelleeriti vist kas üle pallile, aga tundus küll, et see puude oli ilusti enda poole peal ja võrgu kohalt selle palli tühja kohta Võru poolele paigutas. 13-12 ja Tristan Täht. Hüppelpalling, Wilsoni vastuvõtt ei ole kõige parem, saab ise 4 tsoonist lüüa. Ploki pidurdus Pärnu poole pealt Paes, Täht 6 tsoonist. Treial Wilson loevad selle tõste päris hästi läbi, aga Täht korraliku rünnakuga lööb selle palli ikkagi punktiks, 14-12. Ja päris hästi kokku see plokk ei jõua minna ja käsi üle viia, nii et sealt Täht kasutab selle veel ära. Ja Täht lööb veel ässaga läbi trossi servi äss ja 15-12. Tristan Täht jätkamas. Lepalt korralik vastuvõtt keskelt Treial ja ilusa pika löögiga. Henri Treial toob punkti Parrus Võrule. Ja nagu öeldud, Henri Treial siis nüüd teist hooaega tagasi Võrus
enne seda ikkagi tiirles mõnda aega meil siin välismaal ka ja päris korralikes klubides. Täht ja Wilson plokis. Oi, see tõste läheb nüüd seal baasil vähe pikaks. Oi, ja Piita teeb veel sellise asja ka, et kui laadaks läheb, siis mängitakse terve punkt laadana ära, tundub täna. Kõigepealt baasi tõste ebaõnnestub, võib öelda peaaegu, et täielikult, ja siis Piita paneb koksu lae alt 14 meetrit auti. Unustame selle punkti ära ja ütleme, et muidu on mängitud päris ilusat võrkpalli. Oi, mis ma just ütlesin enne seda. Jah, unustame siis selle punkti ka ära ja siis võib öelda, et on mängitud päris ilusat võrkpalli. Treial teeb kõik ära, üle tuleb pall, lööge punktiks ja lasete kukkuda endal sinna pähe põhimõtteliselt selle. Esko Wilsonile, no super tõste, hea pikkus, hea kiirus ja Wilson lööb siit plokist selle palli auti. 15-16. Aga Mikko Esko, temast võiks siin pikemaltki rääkida. 47-aastane vanameister, Soomest pärit, 198 sentimeetrit pikk sidemängija. Alustas karjääri juba mängijana aastal 1995. Paljud vaatajad, eeldan, ei olnud sellel ajal meil veel sündinudki. Täht ei jää maha. Esko mängib kaitses ja Wilson neljatsoonist lööb selle tegelikult väga pikalt auti, aga Täht vaatas, kas oli seal blokipuude. Kollo, Esko, Renato ja lööb blokist auti ning oleme jõudnud viiginumbriteni 16-16. Kus me siis Esko puhul pooleli jäime? 1995 Soomes Vammala meeskonnas alustas ja on mänginud sellistes kohtades nagu Saksamaal Münchenis, Belgias Maasseikis, Itaalias Padovas, Montsiaris, Modenas, Venemaal Nižni Novgorodis, Türgis Alkbankis, Soomes Valepas, Sloveenias Ljubljanas ja no kapist leiab ka igasuguseid medaleid Belgiast, Türgist, Sloveeniast ja Soomest. Ja üks huvitav fakt veel, on ta ka ühe meie võrkpalluriga klubi võrkpalli koos mänginud. Kahega isegi. Kahega aastal 2006-2007 hooaeg siis sellise mehega nagu, no kas tundsite ära, Erik Jago ja aastal 2022-2023 siis see hooaeg mängis koos Karli Allikuga, nii et on ka eestlased saanud selle mehe tõsteid välismaal rünnata. Aga nüüd tagasi selle mängu juurde ja 17-16 Pärnu võrkpalliklubi juhtimisel ja Pärnu sidemängija Carlos Paes servimas. Väga korralik palling, Kollo vastu võtsin 3,5 meetri peal, Wilson neljatsoonist, Saar hästi mängib kaitses, aga uus võimalus siin võrukatele. Renato, ja tundub mulle, et ta ei suutnud ise päris täpselt ära otsustada, mis ta selle tõstega teeb nüüd. Et kas läheb seda kätest auti lükkama või tugeva pushballiga lihtsalt sealt ploki vahelt ja jäi pehmeks igal juhul see lahendus. Natuke tõstis Esko sinna ploki alla ta kinni ka muidugi, aga oli ruumi lahendusteks küll veel. Ja seisul 16-18 Parrus-Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp kasutab ära oma teise mõtlemise ja teises game'is. Näen ka mõnda Võru fänni on ikkagi ka mõned tulnud. Tundub, et bussi ei ole tulnud, sest väga palju neid ei ole siin, aga mõned ikka ilusti on tee siia Pärnusse leidnud. Ja no Pärnu fännidest, mis me siin räägime, nendest võiks rääkida tunde ja tunde, kui tublid, head ja osavad nad on. Ja alati kohal ka nii kodumängudel kui välismängudel. Et kui oleks müts peas, võtaks mütsi maha. Time out peetud ja Carlos Paes servimas. Ja Carlos Paes lööb servi ässa ning 19-16 saavad Pärnakad nüüd 3 punktiga peale ja tulid 16-16 Parruse mehed järgi. Ja nüüd on Pärnakad siis 3 punkti järjest saanud. Ja ei lase Uku Rummi seal Carlos Paesil oma rituaale päris lõpuni teha. Annab selle vile ära ja ega Paes ei olnud kõige paremini valmis ja paneb lihtsalt mängu ka nüüd Lepalt super vastuvõtt keskelt Tarvo Täht. Ja keerab auti Täht selle. Ühese bloki vastu valis tsooni 5, kuhu rünnata.
oli mõlemale poole, tundub, et Peterson oli üsna sirgete kätega üles minemas. Pigem ikkagi võttis ka tsooni 5 Peterson, nii et Täht keeras ka sinnapoole, kuhu Peterson võttis blokis, aga keeras jah, siis natukene palju. 20-16. Lepa vastuvõtt 2,5 meetri peal, Rahuoja tuli nüüd siin vahepeal Tähe asemel mängu. Saab kohe ka esimese rünnaku teha, push-ball ei jää maha ja Pärnu kontrarünnakust. Tristan Täht tsoonist 6 toob punkti Pärnule. Ja kuna võrukatel on kasutatud nii time-out'id kui challenge'id, siis on saanud plats märjaks, et eks seal võis saada ka natuke plats märjaks enne Leppe selle tugeva pallingu vastuvõtul siis libistas ennast sellili ka, et ohutuse mõttes igal juhul platsi peab ära kuivatama. Kollo vastuvõtt korralik, saab ise 6 tsoonist lüüa ja väga võimsa rünnakuga Kristo Kollo ja kui korduses näitab seda jalga, kuidas Kristo Kollo sealt 6 tsoonist oma jala keerab, see on meistriklass, võib vist küll öelda, et oleks sirge jalaga läinud, siis oleks see jalg joonel olnud, aga keerab ilusti enne jala niimoodi pool viltu, et veel vähem võimalus oleks joonele astuda. Oi, Wilsoni palling nüüd ebaõnnestub, läheb täitsa põhja seda lööma, lööb alt teise ruutu ja punkt Pärnu võrkpalliklubile. 22-17 on Pärnu siin game'i teises pooles teinud nüüd vahespurdi 6-1 ja see on siis ka 5-punktilise edu nüüd tabloole toonud. Lepiku palling, Wilsoni vastuvõtt kohe üle ja Tristan Täht nüüd näitab võrumeestele ka, kuidas neid ületulevaid palle lahendama tegelikult peab ja eeskujulikult selle palli punktiks lööb. 23-17. Kuidagi järsku kukkus nüüd see võrumeeskond siin esimeses game'is kokku, aga usun, et mängu mõttes see ei tähenda veel väga midagi. Lepik läheb siin ässa lööma, aga ei. Punkt Võrule ja 18-23. Mattias Rahuoja pallima ja Rahuojal on päris ohtlik ja vastik planeeriv palling on siin pahandust nii mõnelegi võistkonnale juba sellel hooajal ka teinud. Aga super vastuvõtt Saarelt, Paes 2 tsooni Piitale. Kollo üksi seal blokis, Piita hanitab, sest et Piita tahab seda tõstet veel kõrgemalt saada. Kui hüpe maast üles on ikkagi meetri jagu ja peale, siis jah. Tuleb vahetus. Kristo-Joosep Peterson tuleb väljakult ära ja game palli saab minna lööma noor 2010 aastal sündinud, kuulake nüüd, 2010 sündinud, see minu matemaatika ütleb, et ta on 15-aastane. 202 sentimeetrit 15-aastasel mehel pikkust. Positsiooniks märgitud nurgaründaja ja see poiss on pärit Viljandist, kui ma ei eksi, kas siis Tauno Lipukäe alt on tulnud või ma eeldan vähemalt. Aga palling maandus võrgus, tagasi vahetus ja Parrus Võru poole pealt Renato on see mees, kes peab hakkama väikest viisi imet nüüd korda saatma. Aga Renato on ka selleks võimeline. Tugev hüppelt palling, see aga maandub audis. Seisuga 25-19 võidab esimese game'i Pärnu võrkpalliklubi. Läheb sellega kogu kohtumist game'idega 1-0 juhtima. Me teeme pausi ja oleme teise game'i algust tagasi teiega. Et leida eriti head diili, peab vahel natuke vedama ka. Haara võimalusest ja võta eridiil. Piiramata kõned, SMS-id ja 100 gigabaiti netti. Hind kiirematele kõigest 12,98 € kuus. Tee hea diil. Diil.ee.
Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. 21. detsembril toimub Unibet Arenal Eesti võrkpallikarikapäev. Selguvad meeste Aadu Luukase karikavõitja, naiste karikavõitja ning esmakordselt ka väikese karikavõitja. Ära maga aasta võrkpallisündmust maha ning tule ela koha peal kaasa. Piletid on saadaval Piletitaskus. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Head võrkpallisõbrad, otse pilt Delfi Sport vahendusel. Pärnu spordihall, Helme Messer Balti liiga, Pärnu võrkpalliklubi ja Parrus Võru võrkpalliklubi. 1-0 geimidega Pärnu juhtima läinud on seda mängu. Viskame pilgu statistikasse ka. Mõlemad meeskonnad ründavad 43%-ga ehk siis võrdselt. Pärnu paneb 3 blokki, Võru 2. Mõlema meeskonna vastuvõtuprotsent. Pärnul 53, Võrul 52. Positiivne vastuvõtt siis. Ei ole ka vahet. Pärnu teeb 4 serviviga, lööb 2 ässa. Võru teeb 4 serviviga, ässasi ei löö. Ehk siis hakkame otsima, kui me hakkame otsima, kus see geimivõit läks, siis tundub, et sinna see läkski. Vahel mõtled küll, et tead natukene võrkpallist, aga siis jälle mõtled, et tegelikult ikkagi väga palju ei tea, sest Pärnu võidab selle geimi 6 punktiga, aga numbrid on ära ütlemata võrdsed. Ja vist leidsin. Kaitses üles toodud pallide puhul Pärnu ründab 50%-ga ja saab neid 14 tükki. Võru saab 11 kontrarünnakut ja ründab 36%-ga, nii et ma arvan, et sinna see koer maetud on. Igal juhul, jaa, see esimese geimi numbrid 25-19 ei peegelda üldse seda seisu, mida statistika näitab. Seal statistika järgi oli täitsa võrdne mäng. Aga teine geim on alanud ja vaatame kiirelt pilgu väljakule ka, kas on midagi muudetud kummagi poole pealt. Ei, tead, mulle tundus siin, et ei olnud. Mulle tundus, et ei olnud blokipuudet. Ma tahaks seda korra kordusest näha
otsakaameraga, kui on mingit varianti, aga vist meil ei ole enam seda varianti. Ja ma olen päris kindel ise. Kui keegi minu käest praegu küsiks, kas seal oli plokipuude või ei olnud, mina ütleks, ei olnud. Aga minu käest ei küsi seda keegi. Igal juhul punkti saab Pärnu ja 2-1 Pärnu juhtimas teist game'i, Kristo-Joosep Peterson servimas. Lühikese pallinguga Lepa korralik vastuvõtt. Ja Kollo viskab selle palli kätest auti ja no see Pita kätehoie seal nurgas plokis ei ole ka nii kvaliteetne, kui ta võiks olla. Aga Kollo muidugi väga kogenud ja osava mängijana nikerdab selle sealt auti ka kenasti. Ja läheb Kristo Kollo üllatama, oleme seda mitmeid hooaegu näinud, et ta üritab kohe pärast vilet panna sealt tagant planeerivaga selle palli kiirelt mängu. Aga seekord see palling maandub võrgus ning punkt Pärnule 3-2. Kuuba mees, Daniel Pita servimas. Ja vist üks ülekanne rääkisin ka tema nendest kahest erinevast servist. Üks on see 5-5 väga tugev palling, millest ta tõesti on hea, kui ta seda palli tabab korralikult. Ja teine on see, kus ta läheb seda nüüd üle õlasid 5 tsoonist tsooni 1 keerama. Aga seekord mitte. Ja sealt tsooni 1 keeramisel kipub neid vigu sisse tulema. Aga Carlos Paes saab blokipunkti ja Pärnu 5-2 teist game'i ka juhtima saanud siin alguses. Pita jätkamas. Pital siis vanust 26 aastat ja pikkus 198 sentimeetrit. Ei ole tegemist maailma kõige pikema diagonaalründajaga, aga sellest on hüpet antud rohkem kui enamustele meestele. Nüüd on küsimus, kas on antud või on mees lihtsalt ise selle nii heaks treeninud. Jään vastuse võlgu. Ilmselt natuke mõlemat. Aga Pärnu plokk võrgus, punkt Parrus Võrule ja Henri Treieli kord oma oskusi servijoone taga näidata. Planeeriva pallinguga Lepikul hästi käes ja keskelt Sten Berillus lööb sealt Wilsoni kätes selle palli auti ning 6-3. Ja 20-aastane, 192 sentimeetrit pikk Robert Tähevend, Tristan Täht servimas. Igas ülekandes tuleb see ikkagi ära mainida, eks ole. Ja Mikko Esko teeb Lepikule nüüd siin koolitab natukene. No Lepik oleks võinud vähe agressiivsem seal ikkagi võrgu kohal olla. Esko ise servimas. 47-aastasena nii heas mänguvormis olla muljet avaldav. Pita ühed tsoonist, kui kõrgelt lööb. Kollo hästi kaitses Pärnule freeball, oi. No need on need pallid, mis tuleb täpsemalt kätte mängida. Huvitav, et Saar seda palli läks alt üldse mängima. Mina isiklikult oleks küll sõrmedega seda mänginud. Aga keskelt ikkagi lõpuks Sten Berillus toob punkti Pärnule ja 7-4. Berillus ise servimas. Lepa vastuvõtt pole kõige parem ja nüüd Esko tahab tõsta keskele. Esko oli juba loobunud selle punkti mängimisest. Päris huvitav, ta juba hakkas seal arutama, et miks Täht ei tulnud lööma ja nii edasi. Näete seal kordusest. Ja siis järsku näeb, et oi, pall on mängus ja Renato toob veel plokis punkti ka. 5-7. Kail Viltson, mees, kes eelmine hooaeg siis mängis sellises klubis nagu Taugapil siis Lätimaal. Ja nüüd leidis tee Eestisse. On päris huvitav kuju selles suhtes, et on ka temal võimu päris palju seal, rünnaku võimu just. Aga nüüd siis võib vist öelda karjääris esimest aastat mängimas natukene süsteemsemat võrkpalli ja Oliver Lüütsepp ise ka sellest podcastis rääkis mingi aeg siin natukene. Ja Tarvo Täht keskelt võimsalt
tsooni 5 plokist mööda ning ilus punkt Parrus Võrule. Ja esimene aasta siis võrkpallurina Kyle Wilsonil, kus tal ei tõsta sidemängijana Kyle Paulson, kes ka USA ülikoolis temaga koos Taugapilsi reisis, aga nüüd siis jään hetkel vastuse võlgu, kus see sidemängija Paulson üldse mängida võiks. Et eelmisel hooajal mäletan Taugapilsis ta mängis ja mulle üsna meeldis selle mehe tõste. Aga 9-6 teine game, Pärnu juhtimas hoiab seda game'i alguses sisse saadud edu ja Taavet Lepik servima. Mees, kes siis 10 aastat mängis Pärnu võrkpalliklubis, siis oli 2 aastat või isegi 3 aastat meil Bigbank Tartus ja sellel hooajal tuli tagasi kodulinna. Võrgupealne võitlus, nüüd hoiab hästi Piita seal käsi, aga hästi toimib Võru julgestus. Taaskord Esko. Renato kahetsoonist läheb piki piiri seda võimsalt lööma, aga lööb auti külje pealt ja 10-6 Pärnule. Lepik jätkamas. Korralik palling, Lepalt korralik vastuvõtt ja Kristo Joosep Peterson kustutab saalis tuled. Sellise blokiga võib vist nii öelda küll ja väga korralik. Kui hästi paneb käed üle ja võtab sealt Henri Treiali kinni. Ja märkamatult vahe jälle 5 punkti. 11-6 Pärnule ning Taavet Lepik. Taaskord korralik palling 3 meetri peale Esko. Ja Kollo lööb selle ka veel auti. No tundub natuke sedamoodi, et siin võrukatel, kui tuleb viga 2 järjest, siis natukene äkki lastakse seda pead norgu, et ei näe seda võitlust nagu nii palju, kui tahaks võib-olla näha. Ja ma tean, et need mehed on võimelised nii võitluseks kui ilusaks võrkpalliks. Seda enam tahaks. Oliver Lüütsepp jah, siis üsna aktiivselt seal seletamas midagi on. Tahaks tema mängijaid väljakul samamoodi, sama aktiivselt näha. Sama emotsionaalselt nagu peatreener ise. Aga time-out on peetud, mängijad tagasi väljakule ja Taavet Lepik nüüd juba vist kas 3. või 4. kord servimas on. Paneb lihtsama palli üle, aga Wilson ei saa seda ka korralikult kätte. Kollo. Ja nüüd hästi Kollo sealt ploki vahelt selle palli punktiks lööb. Peterson tõstab käe ka veel, et tema viga seal plokis oli, aga ja ei jõua korralikult kõrvale sinna Piitale Peterson. Ja Renato, Brasiilia mees, külmas Eestis. Tähe vastu võtsin 2,5 meetri peal, mängitakse selja taha paipi Lepikuga ja Lepik keerab selle sealt külje pealt auti ning Võru saab punkti juurde. Tundub, et Lepik natuke läks seda palli ikkagi päris nagu sättima tundus mulle kordusest. Ikkagi on näha, et läks kõvasti seda lööma, aga sättis üle, jah. Renato nüüd keriva pallinguga Tähel hästi käes. Piita ja Piita võimsalt toob punkti Pärnu võrkpalliklubile. Rääkisin siin mängu alguses 2 diagonaalründe ja duellist ka natuke. Aga vaatame, mis numbrid esimeses game'is räägivad sealt. Daniel Piita 7 tõstet, nendest 4 punktiks, 1 lööb plokki ja 1 teeb oma vea, ehk siis õnnestumise protsent oli 57. Ja vastastel siis Renato Santos Võru poole pealt saab 9 tõstet, millest 3 lööb ära ja teeb 3 oma viga otsa, nii et 33%. Ehk siis
Piita natuke efektiivsemalt esimeses game'is võrreldes Renatoga tegutses. Aga Peterson tegutses servijoonel efektiivselt, lõi ässa, saab veel proovida. Nüüd on Lepal hästi käes, super pidurdus Perilluselt ja Piita 2 tsoonist lööb selle palli punktiks. 15-8 tablool numbrid ja Pärnu on saanud juba 7 punktiga juhtima siin teises game'is. Ja Peterson jätkab. 23-aastane temporünde siis Peterson on. Võrgupealne võitlus, 3. bloki vastu Kollo manitab üle bloki. Ja Piita proovib ka nüüd sama teha, aga kas on Treial või Kollo see, kes ripub päris kenasti, päris kaua, päris kõrgel ja viskab selle sinna Pärnu poole peal tagasi. Kohe kordusest vaatame. Ja tundub, et kas oli Treial see mees. 9-15 ja meeskonna kapten Kristo Kollo servimas. Ja ei taba palli korralikult Kristo Kollo. Lööb selle palli võrku ja punkt Pärnule 16-9. Ja Pärnu poole pealt Piita teeb servivea ka. Ja 10-16. No esimeses game'is nägime ikkagi pisut ilusamat võrkpalli, kui siin teises game'is oleme näinud. Ja Henri Treial, eelmine aasta siis tema Balti liiga parimaks temporündajaks muideks valitud. Tristan Täht tsoonist 4. Ilusti pikalt diagonaalis tsooni 5. Ründaja Arsenalis üks selline korralik suund olemas, peab olema. Ja eeskujulikult ta seda ka teeb. Täht ise siis saab pärast seda kohe ka palli mängu panna. Korralik hüppelpalling, Kollo vastuvõtt 3 meetri peal, Renato 1 tsoonist. Perillus saab sealt ka peaaegu, et ideaalse pidurdusega ei ikkagi. Läheb see pall päris konkreetselt kätest väljakust välja ja Alari Saar proovib, mis ta proovib. Aga seda enam tagasi väljakule ei too. 11-17 Esko Palling. Täht ideaalne vastuvõtt ja Carlos Paes vaatab enne üle õla veel ära, et kus kaitsemängijad on paigutatud ja mulle tundub, et Kristo Kollo on seljale haiget teinud. Hoiab juba päris pikka aega sealt seljast kinni ja ei saa seal kaitses, tundub ka järgi sellele pallile minna. Tulebki vahetus Kristo Kollo väljakult ära ja number 4 Robin Kahu tuleb väljakule, teine nurgaründaja siis Parrus Võru meeskonnas. 21-aastane, 186 sentimeetrit pikkust. Wilson, Esko. Oi, kui hästi mängivad kaitses pärnakad, aga see on hoitud pall. Ma pean olema nõus kohtunik Kuku Rummiga siin ja hästi mängisid pärnakad kaitses, aga lahtise käega sellise plärtsuga teist palli päris mängida ikkagi ei tohi ja see on viga. Muideks oleks ta 2 käega mänginud sõrmedega ja see oleks hästi must puude olnud, siis ei oleks viga, nii need asjalood siin võrkpallis käivad, aga see oli jah, siuke hoitud pall ikkagi pigem. Täht. Ja keerab ilusti tsooni 1, Mikko Esko saab küll käed all, aga sealt see pall enam üles ei tule. Ja Carlos Paes. 34-aastane, 192 sentimeetrit pikk Venezuela mees, kes ka siin juba eelmine hooaeg tee Pärnusse leidis. Enne seda Rumeenias mängis, aga on mänginud ka sellistes eksootilistes kohtades nagu Liibanonis ja Venezuelas, Soomes, Slovakkias ja Ungaris näiteks 2-kordne meister.
servivahetus tuleb aga Võru poole pealt. Väljakule tuleb Rannel Rahuoja ja väljakult ära Tarvo Täht. 13-19. Saarelt hea vastuvõtt ja Peterson saab uue võimaluse, keegi plokki ei lähe ja läbi trossi selle ikkagi sinna vastaste poolele paigutab. Wilson millegile üritas apelleerida seal, aga ei näinud mina küll ühtegi põhjust hetkel, millele seal apelleerida. Et pall läbi trossi läks ja nii ta on. No teises game'is üsna suur ülesõit praegu tundub olevat. 20-13, Taavet Lepik saab jätkata, aga kõigepealt vaadatakse mingid asjad üle. Kas vahetuste arv äkki? Sest teame ju, et 6 vahetust game'is võib üks meeskond teha. Esko, 2 tsooni Renatole, ei taba taaskord korralikult Renato seda palli ja Piita 3. bloki vastu hea pidurduse saavad siit Võru mehed nüüd. Kahu 4 tsoonist, blokk töötab Pärnul, Esko, Kahu uuesti 4 tsoonist ja nüüd hästi. Ja peab kiitma noort mängumeest Robin Kahu ja ta võiks olla üks see mees ka, kes sinna emotsiooni toob juurde väljakule. Ilusti Piita kätes selle palli auti tõmbab ja toob punkti Võrule. Aga vaatame, millega Renato Santos nüüd hakkama saab. Väga korralik palling, aga no Lepikult väga hea vastuvõtt ka ja Piita läheb kõvasti põhja lööma seda. Treiali vastu sellest ei piisa. Aga saavad nüüd Pärnu mehed uue võimaluse. Piita 2 tsoonist ühese vastu. Hästi mängib Lepp kaitses. Renato kas toob punkti ka veel Pärnule? Ei, Paes kaitses all. Piita Täht 3. bloki vastu ja lööb selle kerasti välimisest blokist või sealt poolt välimisest blokist, äärmisest blokist siis ikkagi punktiks. Ja tuleb topeltvahetus, tundub Võru poole pealt. Anton Välimaa, kas, ma nüüd ei ole kindel, kas ta eile sai mängida või ei saanud. Pigem eeldan, et ei saanud. Et kas on pärast vigastust see Välimaale nüüd esimene punkt, mida ta mängima läheb? Ma kahjuks ise õiget vastust ei tea, aga kindlasti mõni on targem kui mina seal. Et mina näen teda esimest korda pärast vigastuspausi nüüd. Kahu vastuvõtt kauge, Välimaa tundub, et hüppelt tõsta saab ja Jakobson tuli ka muidugi, kui topeltvahetus hakkasin siin ainult Välimaast jahuma, aga ikkagi Jakobson ka mängu tulnud on. 23-aastane Karl Jakobson, 188 sentimeetrit pikk diagonaalründe, no pikkust ülearu palju pole, aga diagonaalründaja kohta just mõtlen. Piita 2 tsoonist ja piki piiri lööb selle palli punktiks. 22-15 Pärnu on juhtimas seda teist game'i. Daniel Piita. Võimas palling. Välimaa, Wilson. Ja toob punkti. Ja toob 4 tsoonis punkti Kyle Wilson. Nüüd on muidugi huvitav näha, et kui Välimaa etteliini jõuab, et kas seda ka juba ta teha saab, õige pea näeme. Ja ma pean ütlema, 2 esimest puudet, mis ma Välimaalt näinud olen, mõlemad on mulle meeldinud. Nii et see juba kõlab hästi. Keskelt mängitakse, Välimaa mängib veel kaitses ka hästi ja annab selle palli üle, annab aega, et mehed tagasi kaitsepositsioonidele jõutaks. Aga Täht lõpuks 4 tsoonist ikkagi teravast diagonaalis ühese bloki vastu toob selle punkti Pärnule. 23-16. Kui enne rääkisin, et 6 vahetust võib game'is teha, siis
kui mu matemaatika mind ei peta, siis vist ongi tegelikult Võrul 6 vahetust täis, nii et igal juhul vist 5 on ikkagi, sain väga kiire vastuse enda arvamusel, nii et ikkagi saavad ühe vahetuse veel teha, aga Jakobson ja lööb plokki selle palli. Stenberillus toob plokipunkti ja oleme jõudnud esimese gamepallini teises game'is 24-16. Ja seda läheb mängu panema Tristan Täht. Esimest hooaega mees Pärnus mängimas on. Enne seda Selver Taltekis mänginud noor mees. Korralik hüppelpalling Lepalt, super vastuvõtt, Välimaa, no ideaalne tõste. No Välimaalt tegelikult ka ideaalne tõste Wilsonil, aga Wilson keerab selle palli ikkagi outi ja seisuga 25-16 võidab teise game'i Pärnu võrkpalliklubi, juhib kohtumist game'idega 2-0. Me teeme pausi ja oleme kolmanda game'i algus teiega. Et leida eriti head diili, peab vahel natuke vedama ka. Haara võimalusest ja võta eridiil. Piiramata kõned, SMS-id ja 100 gigabaiti netti. Hind kiirematele kõigest 12,98 eurot kuus. Tee hea diil. Diil.ee. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Detsembril toimub Unibet Arenal Eesti võrkpallikarikapäev. Selguvad meeste Aadu Luukase karikavõitja, naiste karikavõitja ning esmakordselt ka väikese karikavõitja. Ära maga aasta võrkpallisündmust maha ning tule ela koha peal kaasa. Piletid on saadaval Piletitaskus. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Ja head võrkpallisõbrad, oleme otse-eetris Delfi Sport vahendusel Pärnu spordihallist. Helme Messer Balti liigaga 2-0 Pärnu juhtimas seda kohtumist.
geimidega Parrus Võru vastu. Ja teise geimi statistika vaatame ka kiirelt üle. Pärnu rünnak tõusnud 54% peale, kui Võrul 41. Taaskord Pärnu paneb 3 plokipunkti, Võru 2, täpselt samamoodi oli ka esimeses geimis. Aga kus see vahe täna siis meil sisse tuleb, ikkagi tundub, et see on kas servi vastuvõtt meil. Pärnu servi vastuvõttu positiivne protsent 69. Kas Võru on servil pehme või on Pärnul hea vastuvõtt? Jäägu igaühe enda otsustada. Pärnu teeb servil 2 viga, lööb 2 ässa, Võru teeb servil 4 viga, ei löö ässa sii. Resultatiivsemad mängijad teises peale 2 geimi, siis vist ei, ikkagi teises geimis, jah, vabandust. Piita 5 punktiga +3, rünnak 10-4 tal. Ja Võru poole pealt toob 3 punkti Kristo Kollo, aga -1 ja Renato 3 ja +1. Renato on võetud 3. geimi alguses väljakult ära ja Karl Jakobson on jäänud siis diagonaalründaja kohta täitma. Samamoodi Mattias Rahuoja on jäänud väljakule 3. geimis siis Tarvo Tähe asemel ja Robin Kahu on jäänud väljakule Kristo Kollo asemel. Mikko Esko on nüüd küll tagasi tulnud 3. geimis väljakule. Ja Pärnu jätkab endiselt samamoodi nagu ka 2 esimest geimi. Ja Tristan Tähe rünnakust saab Pärnu punkti ja 2-0 teist geimi. Vabandust, 1-1 ikkagi. 1-1, jah. No vaatame, kuidas siis nüüd noorte ründajatega Jakobsoni ja Kahuga 3. geim õnnestub Võru meestel. Jakobson 2 tsoonist läheb anitama, ise julgestab ülesse. Kahu, no seda peab lööma Robin. Robin Kahu seda peab lööma, põhimõtteliselt tühi võrk ühese ploki vastu, väga hästi ees, hüppa üles ja löö kõvasti seda palli. Aga punkti ikkagi Võru mehed saavad. Kaks-1 ja Karl Jakobson, nagu öeldud, 23-aastane, 188 sentimeetrit pikkust ja kanaalründal on. 2018–2023 minu andmetel mängis ta esiliigat IM Sport Türi meeskonnas. Ja 2023-2024 siis ta tegelikult oli Parrus Võrus. Eelmine hooaeg siis käis Tiiru Uppsalas Rootsis, jah, 2000, jah, täpselt nii on. Ja nüüd tagasi Võrus. Et sellise mehega meil tegemist siis on. Tristan Täht läheb tugevat hüppelpallingut lööma, lööb selle palli külje pealt out ja punkt Parrus Võrule 3-2. Ja samal ajal on Bigbank Tartu kaotanud Tšaulaui meeskonnale geimidega 1-3. Nii et leedulased saavad siit ikkagi 3 punktiga Eestist koju minna. Kahult väga korralik palling, aga noh, väga hea vastuvõtt ka. Aga Henri Treial võtab keskelt kinni Sten Berilluse ja 4-2 on Võru nüüd saanud siit paremini minema. Eelmises geimis, mäletame, sai Pärnu kohe kiiresti jalgedu ja ainult kasvatas seda kuni geimi lõpuni. Siis nüüd on saanud Võru väikese esimese edu sisse 4-2. Ja Kahu lööb servi ässa ka veel sinna Saare ja Tähe vahele ning 5-2. Ja täna esimest korda siis kasutab oma mõtlemisaega Pärnu meeskonna 42-aastane peatreener Rainer Vassiljev. Pärast seda nädalavahetust minu teada Eesti meeskonna, jah, kindlalt, ei on ikka, vabandan, peaaegu hakkasin teile kõigile valetama juba. Kolmapäeval ikkagi Selver Taltek ja Audentes noortekondis, Audentes Solarstone mängivad
mängivad ka veel seda Helme Messer Balti liigat ja pärast seda siis ei ole eestlastel ühtegi mängu enam aastal 2025 Balti liigas. Küll aga 21. detsember Unibet Arenal Eesti karikafinaalide päev. Ostke pileteid piletitaskust ja oleme kõik kohal, paneme selle saali korralikult täis ja näitame, et ka võrkpalliinimesed on võimelised seda Unibet Arenat täis pakkima, mitte ainult korvpalliinimesed. Vaatame, kas saame sellega hakkama, aga Võru ja Robin Kahu toimetavad hästi pallingul ning 6-2. Pärnu vastuvõtt 2,5 meetri peal, Lepik 4 tsoonist. Seal on Henri Treiali käed ees. Pigem vist oli out, aga see on see, kus natukene võib lotot mängida küll, tasub proovida. Et kus see stopp-kaader täpselt kätte saadakse ja kas, kui läks pannkoogiks, kas puutus natukene seda joont. Need on kohad, kus vahest võib ikkagi riskida ja ma olen Henri Treialiga siin täiesti nõus. Aga ei, see pall oli audis tõesti. Punkt Pärnule 3-6 ja Sten Barip-Perillus, kes siis eelmisel hooajal meil mängis Soomes Kyky meeskonnas. Aga nii, Jakobson ühed tsoonist ilusti sinna Petersoni ja Võrgu vahele. Peterson siiamaani ei saa täpselt aru, et kuidas see pall nüüd siia poole tuli. Ta oli täitsa kindel, et läks punktiks. 7-3 ja Henri Treial. Planeerivaga ei ole kõige parem vastuvõtt Lepikul. Piita ühed tsoonist. Ja nüüd seal vaidlevad natukene juba Saar ja Paes keset punkti. Kahu läheb veel võitlusesse ja näitab noormees, et tulebki võidelda. Väga positiivne selliseid asju siin näidata. Aga punkt ikkagi Pärnu võrkpalliklubile 4-7 ja Carlos Paes läheb planeeriva peale seekord. Wilson 4 tsoonist ja lööb Piita kätes selle palli outi. Ja 8-4 Mikko Esko. Paes keskelt mängitakse Petersoniga, Kahu hästi plokki kaitses. Wilson hanitab, ei seal, see on Paesile lihtne saak ja Kahu taaskord hästi kaitses. Wilson saab uuesti hanitada ja hanitab selle palli outi. Seal ei olnud käsi. Wilson proovib lihtsalt õnne, aga ma olen päris kindel, et siin ploki puudet ei olnud. Bahama mees, Kyle Wilson, Kuuba mehe Daniel Piita vastu. Kuuba ja Bahama mees on Eestis kokku saanud ja hakanud võrkpalli asju ajama. Maailm on väike. Paes keskelt mängitakse Petersoniga, jääb see tõste küll madalaks, aga Peterson suudab plokis selle ikkagi mööda keerata ja punkti Pärnule tuua. On nüüd Pärnu natukene lähemale saanud 6-8, et ja õigesti teeb Oliver Lüütsepp, kasutab ära oma esimese mõtlemise ja kolmandas geimis, et kui saad siin geimi alguses ikkagi siukse korraliku edu sisse, siis no nii lihtsalt ei tohi seda tagasi anda, no ei tohi nii lihtsalt tagasi anda. Et kui oled, ütleme 8-4 ees, siis 10-10 järgi juba lasta on ilmselgelt liiga vara, aga veel seda ei ole juhtunud ja loodame, et võrukatel õnnestub see game kenasti mängida lõpuni. Väikeses eduseisus näiteks. Aga time out on peetud.
ja Taavet Lepik saab palli mängu panna. Pepa vastuvõtt 2,5 meetri peal, Jakobson sealt kahese ploki vastu. Plokk kaitse Pärnul töötab, Piita 2 tsoonist üle ploki, aga lööb auti ja ei ole seal kätepuudet, ei ole. Piita ise muidugi oli ääretult kindel, et keegi võis seda puutuda, aga peatreener Rainer Vassiljev ütles kohe, et ei ole mõtet isegi siin hakata üritama, et see pall oli audis ilma puuteta. Aga ja, Kyle Wilson siis 25-aastane, 193 sentimeetrit pikk, nagu öeldud, Bahama mees. Ja Tristan Täht lööb selle palli auti sealt 4 tsoonist nüüd. Wilson siis jah, on tegelikult alles teist hooaega profi võrkpalli mängimas, et eelmine hooaeg siis Taugapilsis ja nüüd see hooaeg siis Parruses. Enne seda siis ta oli USA's McEntee ülikoolis. Ja siia Baltimaadesse ta sealt jõudis. Aga 10-6 on Võru ilusti uuesti ette saanud. Lepp, Esko, Wilson 6 tsoonist ja võimsa rünnakuga Wilson toob punkti. Väga õigeaegselt võetud time out Oliver Lüütsepalt ja Võru sai uuesti oma mängu tööle. Ja Wilson ise jätkamas. See pallingaga ebaõnnestub täielikult. Mulle tundub, et see ettevise ei klappinud tal, sest Oliver Lüütsepp ka siin kohe väljaku kõrval teeb enda ette kohe neid viskeliigutusi, et tundub, et Lüütseppale ka ei sobinud see ettevise, mis Wilson endale tegi. Peterson korralik palling, aga veel parem vastuvõtt Lepalt keskelt. Mattias Rahuoja on toomas punkti Võrule, aga Robin Kahu puutub seda auti minevat palli ja ikkagi saab punkti sealt Pärnu võrkpalliklubi. Aga need on refleksid, reaktsioonid. Ütleme siis millisekunditega pead selle otsuse tegema, vahest see tulebki lihtsalt refleksist, midagi ei ole teha. Jakobson ja kas lööb selle palli sisse? Ja lööb selle palli sisse. Kaksteist 8 Mattias Rahuoja servimas. 24-aastane, 200 sentimeetrit pikk temporündaja Pärnust pärit, aga näed nüüd Võrus mängiv mees ja lööb selle pallingu auti. Ja Võrus ta siis alates 2022. aastast toimetamas on. 9-12 seisul ja Daniel Piita. Ja Lepp ühe käega. No Lepp näitab küll tõelise kaitsemängija oskusi siin täna, et jääb ette igale poole, valib targalt positsiooni. No kaitses on maru heade. See, et siin ei ole midagi öelda. 13-9. Karl Jakobson. Pool keriv läbi trossi, Saar saab selle küll kätte, Piita unustab täitsa ära, et peab ründama ka ja peab lihtsa palli üle andma. Kahu 4 tsoonist läbi ploki, sealt Lepik toob kaitses ülesse. Piita nüüd läheb kõvemini lööma, saab ise julgestatud veel enda rünnakut. Täht 3. ploki vastu hästi mängib Perillus kaitses, Täht uuesti ja nüüd tuleb viga. Ja usun, et näeme kohe Pärnu teist time outi ka pärast sellist punkti. Aga vaatame. Ei, tundub, et Rainer Vassiljev veel ikkagi ei võta time outi ära. 14-9 ja Jakobson saab jätkata. Saarelt korralik vastuvõtt, mängitakse paipi nüüd Lepikuga ja Taavet Lepik korraliku rünnakuga toob punkti Pärnule. 10-14. Ja Pärnu päris palju on täna seda paipi mänginud küll ja päris õnnestunult ka.
aga Tristan Täht servijoone taga. Korralik hüppelpalling, Wilsoni vastuvõtt kauge, Lepp tõstab ühe tsooni Jakobsonile. Täht toob kaitses üles, saab ise 6 tsoonist lüüa, aga nüüd loetakse see läbi, 3. plokk seal ees. Aga julgestus töötab Pärnul, Lepik läheb kooksuga, Lepp Kahu 4 tsoonist ja Perillus võtab nüüd Robin Kahu kinni ja 11-14 Pärnu poolt vaadatuna. Tundub, et siin on pallid natukene valele poole vahepeal läinud pallipoistel, aga lõpuks ikkagi jõuab Tristan Täheni ka üks pall, et saame palliga, saame mänguga jätkata. Ja Täht pallimas. Korralik hüppelpalling, Wilson taas kord hädas vastuvõtul. Lepp tõstab Kahu 4 tsoonist. Lepik toob kaitses üles, Saar peab andma lihtsa palli üle Treial. Esko ja mängitakse paipi nüüd Wilsoniga, üle tuleb pall, ei saa seda ka Treial maha. Lepik 4 tsoonist, Jakobson mängib seda sõrm, oi. Nüüd läks see asi nii kiireks siin, et ei saa ise ka enam aru, kes mida puutub. Nii, Pita julgestab ise ennast. Paes, Lepik ja lööb sealt selle palli kätest punktiks ikkagi lõpuks. Kahu oli jõudnud vahepeal keskele blokki. Läksid siin positsioonid sassi ühes olukorras. Ja peaaegu, et jõuab ilusti sinna blokki ka Lepikule, aga sealt kätesse pall ikkagi ära lüüakse ja Pärnu on taas kord tulnud 2 punkti kaugusele, et siin eelmine ring ka lasti siis Pärnu 2 punkti kaugusele võrukate poolt ja siis saadi uuesti minema, et vaatame, kuidas see kord läheb. Täht ja keriv, aga Treial võtab ise vast, no taas kord. Neid tuleb lüüa sealt. Täna oleme mitu korda näinud selliseid olukordi mõlemalt poolt, et üle tuleva palliga ei saa blokeerijad, ründajad hakkama. Tristan Täht näitas ühe korra eeskujulikult, kuidas neid palle lahendatakse, aga üldiselt nii imelik, kui seda ka öelda ei ole, siis on ründajad jäänud täna tühja võrgu pealt üle tulevate pallidega hätta. Ja Taavet Lepik 4 tsoonist. Küll aga ei jäänud täna muideks Regina Ermits laskesuusatamises ei jäänud laskmisega hätta. Jälitussõidus 4-0 ja tasuks 8. koht, nii et pidin selle ikkagi ära ütlema, mina suure laskesuusa fännina vaatasin enne siia tulekut seda. Kahu vastuvõtt kauge, Wilson 2 bloki vastu ja Paes Peterson võtavad sealt Wilsoni kinni, ei klappinud kõige paremini see tõste ka. Läks pikaks ja nüüd tundub, et Oliver Lüütsepp ja nii on, võtab ära enda teise mõtlemisaja 3. skeemis seisul 15-14 ollakse veel punktiga peal. Ollakse veel punktiga peal ja julgen vist küll öelda, et no nüüd tulevad ääretult olulised punktid siin, et kui Parrus laseb siin veel Pärnul nüüd ütleme 2-3 punkti saada, siis ma eeldan, et see mäng on läinud. Aga kui nüüd saadakse siit time-oudilt ilusti välja ja oma side-out ära löödud, siis usun, et ollakse veel mängus ikkagi vähemalt selle game'i lõpuni. 2 korda on suur edu nüüd Parruse poolt selles 3. game'is maha mängitud. Vaatame, mis saab edasi. Aga Perillus paneb palli mängu. Jakobson toob rünnakus punkti, aga enne oli keegi võrgus ka. Ja tundub, et vilistati Peterson siit keskelt võrku. 16-14 Parrus Võru juhtimas ja Henri Treial. Planeeriv, aga Saarelt korralik vastu, et Paes ühe tsooni Piitale. Hästi julgestavad seal Pärnu mehed. Ja nüüd läks siin Wilsonil samm sassi, aga saavad võrukad ka selle palli üle toimetatud. Paes Piita ühe tsoonist ja lööb Wilsoni kätes selle palli ikkagi outi. 15-16.
ja Carlos Paes, vaatame, kas suudab siin Võru mehi servil üllatada. On ju ta löömas erinevaid pallinguid, tugevalt hüppelpallingud, hübriidpallingud planeerivad. Usun, et saab isegi vanakooli altserviga hakkama, kui vaja. Aga 17-15. Seisul Mikko Esko pallimas. Nagu öeldud, oma viimaseid mänge tegemas siis siin, kui mitte päris viimast selles liigas. Peterson, Paes, Piita. Ja kas Lepp tassib selle ka veel ülesse? No on nullkaitsemees. On Kris-Karlis Lepp, väga hea kaitsemees. Saab küll käe alla sinna pallile, aga see pall maandub tribüünidel. (16-17) ja Lepiku palling, Rahuoja võtab vastu. Ja nüüd läheb Lepalt see pall üle, aga taaskord üle tulevate pallidega ei saa siin mehed hakkama. Küll aga Tristan Täht võtab plokis kinni siis Jakobsoni. Natuke läheb juba naljakaks üle tulevate pallide lahendamine siin. No ei suudeta kumagilt poolt neid ära lahendada, et võib-olla annaks siit ülevalt nõu, et äkki mängiks kolmeks, siis on vähe julgem. Aga 17-17 ja Võrul tuleb vahetus, Jakobson välja ja Renato tuleb tagasi väljakule. Ja jookseb 4 tsoonist 2 tsooni lööma ka kohe. Ei julge lüüa, külmalt tuleb, ei julge lüüa. Ja seal on blokk ees, kas oli see Peterson või oli Täht, ega suurt vahet ei olegi. Blokipunkt on blokipunkt. Ja see on Peterson, kahmab sealt Tähe koha pealt selle palli veel ära. Ja ongi Pärnu saanud esimest korda juhtima kolmandas skeemis 18-17. Kahu korralik vastuvõtt keskelt, nüüd läheb kõvasti Rahuoja seda lööma. Hästi mängivad Pärnu mehed kaitses, Kahu 6 tsoonist ja lööb selle ära. Väga vajalik punkt siin nüüd Parrus Võrule. 18-18. No Kyle Wilson on tal korralik palling olemas. Kõik oleneb sellest etteviskest, sest see tundub tal üsna ebastabiilne olevat. No, nüüd peaks olema päris hästi ees. Paes, Täht 4 tsoonist ja ilusti blokiladvast Tristan Täht lööb ära. Tristan Täht täna siis 2 esimeses skeemis. Teises skeemis 5-4, väga hästi rünnatud, ühtegi oma viga ei ole. Ja esimeses skeemis 7-3, 43%, teises 80% korralikku mängu Tristan Täht täna tegemas on. Petersoni palling ei saa Kahu korralikult kätte, Renato tõstab, Kahu 4 tsoonist, toob ploki kaudu tagasi. Esko koksab sealt, jõuab ikkagi Lepik alla. Piita. Ja kogu meeskond seisab jalgadel, keegi sinna kaitses alla ei lähe. Ja Piita hanitab selle palli punktiks. Me ei näe teda tihti hanitamas, aga selles suhtes ta kasutab need olukorrad hästi ära, need hanitamise olukorrad, et kogu meeskond, vastasmeeskond juba astub samme tagasi, kuna ta lööb nii kõrgelt ja pikalt, siis on sinna ploki taha päris hea neid vahest hanitada. Renato ja toob punkti Parrus Võrule 19-20. Rahuoja eelmine ring eksis, kui hakkasin kiitma, et mehel on hea planeeriv palling. Tal on ka, ärge üldse selle pärast muretsege, tal ongi väga hea planeeriv palling, aga vaatame, millega see ring hakkama saab. Ei ole kõige parem, see on lihtne saak Tähele. Keskelt Perillus teeb mingi lendamise liigutusi veel, et väga huvitavad liigutused, kas andis tiibadega hoogu või tahaks seda täitsa vaatama kordusest, teeb õhus mingi liigutus. Ja pidi ennast vähe kauem õhus hoidma, siis tegi linnutiibadega nagu liigutused ja hoidis ennast kauem õhus.
21-19, Kahu 4 tsoonist, see on vaja nüüd ära lüüa, aga Lepik tassib selle kaitses ülesse. Täht 3 ploki vastu, Esko saab selle kätte. Wilson ja läheb kõvasti lööma. Nii, Lepp saab nüüd. Nii, mina ei näinud, kas oli puude, ütlen täitsa ausalt, nii et ma ei hakka kummagilt poolt seda nüüd. Pigem käte vahelt vist jah, öeldakse mulle kõrva sisse, aga ma ei näinud ise siit seda olukorda ja on raske öelda, kas oli puude või ei olnud. Aga siin Piita lööb nüüd seda üle õla tsooni 1 servi ja lööb ässa Renato peale. Ja tundub, et Lepp saab meil siin kaardi ka. Ja seal vaidlevad Lepik ja Lepp. Lepp ja Lepik. Arutasid oma vahel ka veel, et kas vist oli kaitsemängijal seal puude isegi, kui ma nüüd sain Lepikust žestidest õigesti aru sain, aga ma ei ole kindel. Ei, mina endiselt ei ole kindel ja ei julge seal midagi öelda. Aga Piita tsoonist 1 toob järjekordse punkti 24-19. Ja oleme jõudnud esimese matšpallini tänases mängus pühapäeva õhtul. Kell on saanud õige pea 6:30. Ja seda läheb mängu panema Daniel Piita. Ja see tundub, et Oliver Lüütsepal on jalgpalliga ka kõik hästi, et päris hästi võttis selle servi omaks jalaga. Ja teine matšpall seekord Pärnule oma side-oudilt ehk siis võrukate servist ja vaatame, kas Renato suudab siin veel imet korda saata. Esimene hea serv on tehtud, vaatame, kas punkt ka sealt tuleb. 3 ploki vastu Tristan Täht ja lööb selle palli blokist outi. 25-20 võidab 3. game'i Pärnu võrkpalliklubi, sellega kogu kohtumise 3-0. 3 punkti tabelisse juurde ja tõustakse tabeli liidriks. Kutsun teid kõiki endiselt ülesse. 21. detsember. Eesti karikafinaalide päev Tallinnas Unibet Arenal piletitaskust on võimalik pileteid saada. Ma tänan vaatamast Pärnust, järgmine kord ülekanne juba järgmise aasta numbri sees, nii et mina olin Martin Kukk ja kohtumiseni juba järgmistes võrkpalli ülekannetes.